Nüüd aga kõige raskema teema juurde, millega üks loomaomanik peab kokku puutuma. Aeg-ajalt teeb elu nii, et meie 4-jalgne pereliige tuleb magama panna. See on väga raske protsess, aga ehk teadmine, kuidas see kõik täpselt käib, aitab selle lihtsamaks teha. Tere, Kerlin! Täna me räägime ühest teemast, millega iga loomaomanik mingil hetkel tegelikult peab tõtt vaatama ja see on lemmiklooma eutaneerimine. Ma tean, kui raske küsimus see on, aga millal on õige hetk oma lemmik panna magama? Ja sellele on väga raske vastata, sellepärast, et ega siin ei ole sellist ühte vastust. Et võib-olla peakski ütlema niimoodi, et kui me selle looma võtame endale, siis see on see koht, kus me hakkamegi selle looma eest vastutama. Nii nagu me vastutame kogu elu tema eest, selle eest, et tal oleks süüa, et tal oleks hea keskkond, et ta oleks rõõmus, et ta oleks armastatud, siis tegelikult ka see viimane otsus on meie vastutusel. Ehk siis me ei saa seda teha enda egoismist, sellest, et see on meile parem või siis just vastupidi, et me ei tee seda sammu sellepärast, et nii on meile parem ja meie tahame näiteks, et see loom oleks meiega kauem. Ega tegelikult ongi niimoodi, et ega meie ei saa seda otsust teha, vaid meie peame andma kõik informatsiooni, rääkima, mis üks või teine asi endaga kaasa toob, aga selle lõpliku otsuse kindlasti teeb see omanik ise. Missugustes olukordades loomaarst saab eutaneerimisest keelduda? Ma arvan, et seda on iga loomaarst näinud. Et kui seda otsust või seda protseduuri tahetakse teha sellepärast, et see loom enam kuidagi ei mahu selle inimese ellu, kuigi samas on ta täiesti terve, ta võiks elada. Isegi võib-olla on selle taga ka mingisugune tervisehäda ja tegelikult sel juhul peaks ikkagi seda ravima, mitte siis selle eutaneerimise protseduuri ette võtma. Et juhul, kui meie ikkagi näeme, et see ei ole praegu hädavajalik, me saame keelduda. Tuleb seda ette ka? Tuleb. Et olen ka ise sellega kokku puutunud. On meil ka tükk aega siin mõni loom pärast kliinikus oodanud oma järgmist kodu ja paratamatult ma arvan, et iga loomaarst on seda näinud, aga lihtsalt ei suuda ka meie süda seda teha, et tervet looma või siis sellist looma, kes tegelikult võiks terveks saada või väga täisväärtuslikku elu elada, et sellist looma me ei suuda keegi magama panna. Loomaarsti emotsioonid selle protseduuri juures tegelikult jäävad tihti tähelepanuta, et see on valus kaotus perekonnale, aga tegelikult ka loomaarstile, et kuidas teie nende emotsioonidega toime tulete? Olgem ausad, et tegelikult maailmas on üsna vähe räägitud, aga järjest rohkem tõstatatakse seda teemat, et loomaarsti amet on selline, kus on väga kõrge suitsiidiprotsent. Et eks need kõik asjad tegelikult on sellega seotud, et mitte ainult nüüd see magama panemise protseduur, aga väga tihti ka üldse see, et meie peame olema need, kes selle protseduuri ette võtavad ja konkreetselt selle süsti teevad. Kuidas see protseduur välja näeb, mis minu lemmikuga juhtub, kui ma tulen siia viimast korda temaga kliinikusse? Enamasti see loomale pannakse kanüül. Kui see on selline rahulik loom, tal ei ole nüüd sellist tervisehäda või sellist näiteks vigastust või traumat, kus me peame seda tõesti äärmiselt kiiresti tegema, sest muidu me lihtsalt iga minut piiname seda looma. Ta saab esimesena siis sellise ravimi, mis paneb ta vaikselt magama, ta jääb rahulikuks, ta ei tunne mitte mingisugust valu ja ta tunneb seda, et teie olete seal juures. Ja siis ongi, siis selle kanüüli kaudu saab ta selle viimase ravimi, mis lihtsalt siis tema südame seisma paneb, tema hingamine lakkab. Seal võib olla natukene lõpus sellist hingeldamist, tõmblusi, aga lihtsalt see on see, mida me oleme juba sellele omanikule rääkinud, et see ei tuleks ehmatusena, et ta teab, et tegelikult loom enam seda valu ei tunne. Lihtsalt need on paratamatult sellised füsioloogilised asjad, mis võivad esineda. Tegelikult see protseduur on täiesti valutu ja läheb väga vaikselt. Mida see teine ravim minu loomaorganismis teeb? Ta teebki põhimõtteliselt seda, et ta paneb lihtsalt südame seisma,
siis lõpeb ka hingamine ja siis läheb ka lõpeb ka ajutöö ja niimoodi see ongi. Omanik ei pea seal juures olema, aga tihti nad ikkagi soovivad ja tegelikult see on väga tervitatav, sellepärast et me peame selle tegema ka sellele loomale võimalikult nii meeldivaks kogemuseks, kui tegelikult selle juures üldse saab seda öelda. Aga turvaliseks täpselt, et meie oleme terve elu olnud see üks ja ainus, keda ta usaldab ja tema peab olema ka me peaks olema omanikuna seal ka selle viimase hetke juures. Just ongi see koht, kus me peame omal selle ego ja meie oma tunded kõrvale panema, sest ega alati öeldakse, et see, kes maha jääb, temal on raske. Et tollel hetkel me peame ikkagi mõtlema, et see on meie see viimane hea otsus või viimane sihuke armastusväärne otsus selle meie looma vastu. Sellepärast, et tema ongi see, kes meid usaldab. Mis nüüd minu lemmiku kehaga edasi võiks saada? Me pakume ikkagi erinevaid variante. Põhimõtteliselt võib selle looma kaasa võtta. Ma isiklikult leian, et minu meelest on parem variant ja ka mina olen oma loomadega pidanud niimoodi tegema, et me saadame selle looma tuhastamisele. Seal on ka erinevad variandid, me võime saata ta ühistuhastamisele, aga on olemas ka väga selline minu meelest väga hea variant, et me saadame ta individuaalsele tuhastamisele. See tähendab, et ta tuhastatakse üksinda ja meie saame ta lihtsalt mõne aja pärast ilusas karbis urnis tagasi ja siis juba on võimalik ta siis viia omale koju ja näiteks aeda endale või kuhugi ilusasse kohta matta. Et siis on meil ka olemas koht, kus käia ja mälestada teda. Keegi on kunagi öelnud, et kui me näeme, meie tunneme oma looma neid silmi ja kui me näeme, et tegelikult seal ei ole enam seda rõõmu, et loomulikult ta tahab alati meie jaoks seda saba liputada, aga tegelikult on tal see rõõm seal silmades kustunud, et siis võib-olla ongi see õige hetk.